Tere päevast, lugupeetud konverentsikülastajad! Enne kui jätkame, on eetris paaremad uudised, stuudios Rohke Debelak. Töö- ja Terviseministeeriumi uuringute kohaselt on töökiusamine Eestis üha selgemalt välja joonistuv probleem. Suurusjärgus 34 000 noort inimest on töökiusamise kõige otsesemad ohvrid. Uuringus osalenud tõid välja arvukalt situatsioone, kus pruugib noorel inimesel hommikul silmad lahti teha, kui kohe tuleb hakata vastama vanemate küsimustele, miks sa tööle ei lähe, miks sa ei otsi endale mõnd töökohta. Teised kõik juba ammu töötavad, sina vedeled ikka kodus. Töökiusamise eest pole pääsu siis, kui noor kolib elama oma elukaaslase juurde. Varem või hiljem hakkab elukaaslane esitama kiuslikke küsimusi teemal, miks sa tööle ei viitsi minna. Ka sõpradega lävides tuleb noorel iga päev anda vastuseid, miks sa tööle ei lähe, kui raha vähe on. Igapäevane töökiusamine on muutumas väljakannatamatuks probleemiks kümnetele tuhandetele noortele, kes ei saa enam praktiliselt astuda sammugi, ilma et tööga ei kiusataks. Pidev töökiusamine jätab lõpuks noortele mulje, et ilma midagigi tegemata ei saavutatagi mitte midagi. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja Kase tänav 2 majaelanikud teatasid, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes kohe selge, et teade vastab tõele. Maja 1 vihmaveetorudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ja 2 meest mängisid seal parajasti Vivaldi aastaaegu. 3. mees seisis katusel ja saagis mootorsaiga korstent maha, et sellest endale palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Majaelanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et nad jäävadki koju. Riigikogu aga võttis eile vastu jagamismajanduse seaduse. Seni on inimeste hulk, kes majandusest midagi jagavad, olnud vaatamata mõningasele positiivsele arengule siiski väike. Jagamismajanduse seaduse kohaselt peab iga inimene midagi jagama. Kaasa arvatud Riigikogu liikmed, kelledest samuti tuntav osa ei jaganud siiani majandusest midagi. Toompea lossi ees toimus eile ka mitu meeleavaldust, üks jagamise poolt ja teine jagamise vastu ja kokku tulnud jagunesid 2, nendeks, kes jagasid ja nendeks, kes siiski ei jaganud. Seaduses on veel lahtisi otsi küsimustes, mis võimaldaksid jagada muret seoses sellega, et midagi ei jagata. Ees ootavad jagamismajanduse seaduse muudatused ka nendele inimestele, kes ei jaga ööd ega mütsi. Ja lõpetuseks. Eesti juhtivate rahvastikuteadlaste seni kõige põhjalikum uurimustöö annab põhjust väita, et järjest enam Eestimaa noori astub oma esivanemate jälgedes. Põhjalik uuring tõi välja ka selle, et jäljed viivad enamikel juhtudel kodu uksest poe juurde, liiguvad siis poe taha, kus kaovad. Sel kevadel astub esivanemate jälgedes juba enam kui 17 000 noort. Kuulsite uudiseid, sisukat päeva jätku!